Hendrik, mida sina selles filmis nägid? Nägid sa seal muinasjutu legendi ühest muusikust või nägid sa seal iseennast? No pigem vist ikka iseennast, et ma muinasjuttu sealt väga palju välja ei lugenud, aga iseennast nägin küll ühes väga lahedas Eesti bändis mängimas. Et see oli see, mida mina nägin. Kas sa teadsid enne üldse, kes on Madis Ligemaa? Ta väga värvikalt selgitas, et tema lihtsalt helistas, sina ütlesid davai ja nõnda läks, aga tema repertuaaris on ka Sääskedest ja puukidest filme. Ja neid Sääskede ja puukide filme ma hakkan alles järgi vaatama, et ma kõigepealt tahtsin niimoodi läheneda asjale puhta lehega, et ma ei tutvunud tema töödega nagu meelega enne, et ma tahtsingi näha, et mis juhtuma hakkab. Ja juhtus jälle lahedalt ja nüüd mul on rahulikum süveneda nagu Madise eelnevasse toodangusse. Siin filmis minu jaoks joonistus välja üks väga huvitav tõdemus sinu kohta, et sa kirjeldasid selles, kuidas ühele noorele poisile Eestist anti kunagi Soomes võimalus, olid lahked inimesed, kes lubasid ja kutsusid. Ja mulle tundub, et sa oled natuke ise samasugune oma elus, et kui tudengid sinu poole pöörduvad, et oleks abitarvis või tule palun näitle kuskil, siis sa ütled alati jah. Kas see on sellepärast, et sinu vastu on kunagi oldud lahke? No jah, eks ma proovin ikka ka lahke olla, kuigi ma pean ütlema, et eks ma vahepeal ei ole nii lahke ka, et see on tegelikult, küsimus ei ole mitte selles, et ma ei tahaks lahke olla, vaid küsimus on tihtipeale selles, et mul lihtsalt ei ole võimalust ega aega osaleda kõikides võimalikes projektides, kuhu mind kutsutakse. Küll aga ma proovin nagu võimaluse kaudu, aga ma ei oska öelda, kas see sellest on tingitud, aga tõenäoliselt sellepärast, et ma ei tea, mu naine ütleb mulle, et ma arvan inimestest alati liiga hästi. et sa nagu kunagi ei arva kellestki halvasti, et sa arvad alati kõigist liiga hästi, et ma ei oska öelda, jah, võib-olla on nii tõesti. Siin filmiski tuli välja selline lõbus narratiiv, et on väga palju erinevaid asju, mille pärast inimesed armastavad sind ja sinu muusikat. Ongi võib-olla üks põhjus muusika, võib-olla sinu kingad, võib-olla sinu karismaatiline, ma ei tea, tämber ja kõik see. Aga mille pärast sina ise ennast kõige rohkem armastad? Kes on öelnud, et ma ennast ise väga armastan, et ega ma ei teagi, selles suhtes ma lihtsalt proovin hakkama saada iseendaga nii sellisena, nagu ma olen ja vajadusel natukene nagu parendada ja vajadusel utsitada siia sinnapoole. Et noh, ega ma ei saa väita, et ma nüüd endaga kuidagi moodi pahuks siis oleks olnud kunagi. Et ma ikka üldjuhul saan iseendaga väga hästi läbi, et mul ei ole seda kahestumist olnud. Ja minu meelest tõsiasi sellest, et oled endaga hästi läbi saanud, paljastub ka sellest, kui enesekindel sa oled olnud oma muusikakarjääris, olgugi, et olid väga noor. Kuidas sul on õnnestunud jääda unikaalseks sellises maailmas, mis armastab kopeerida ja kleepida? No ma ei tea, kas ma olen unikaalne selles suhtes, et võib-olla ma ka kopeerin ja kleebin ja voldin ja teen kõik asju, aga ma päris täpselt seda ei oska öelda, aga ma ei tea, ma nagu ajan kuidagi oma asja algusest peale ja nii hästi või halvasti, kui ma seda oskan teha, et ma kuidagi nagu mingit muud moodi seda põhjendada ei oska. Filmis sa ütlesid ka seda, et kirjutasid lugusid, võib-olla kirjutad ka tänagi lugusid sellest, mida mõtled, mida näed, mida kuuled ja nii edasi. Aga muusikutega juhtub tihtipeale see, et nad on ühel hetkel tavalised kodanikud, kes mängivad pilli ja siis nad on inimesed, kes on artistid. Kuidas sa hoiad ühendust oma publikuga, et need teemad, millest sa räägiksid, ikka kõnetaksid neid? Keeruline vastata, ma nagu pean ennast ikka täitsa niisuguseks tavaliseks inimeseks ja mul on täitsa tavalised nagu mõtted ja tavalised nagu jah, ma ei mõtle nagu üle seda või ma ei positsioneeri ennast kuhugile mingisugusesse teab mis imelikku kohta, kus kõik justkui on väga teistmoodi ja väga roosa ja sätendav. Et ma nagu kuidagi moodi olen harjunud ja Eestis on seda jube hea teha ka, et seal ei ole mingit probleemi sellega. Nüüd me oleme näinud sind läbi Madis Ligemaa pilgu, aga kui me mõtleme kõigele sellele, mida sa oled teinud ja lihtsalt sina inimesena, mida sa tahaksid, et inimesed elu lõpuni alati sinust teaksid ja mäletaksid? No, mul on see asi, et ma olen ikka mõne loo kirjutanud ja
ja see ongi nagu võib-olla kõige parem asi, mis nagu minust võib-olla alles jääb üldse. Et ega ma midagi muud nagu väga ei soovigi, et need lood elaksid nagu oma elu võimalikult kaua ja tooksid inimestele rõõmu, et ega ma ei kujuta ette, et midagi muud võiks üks mees tahta kui seda, mis mul näiteks praegu on. Täiesti uskumatu, kui tagasihoidlik ja kahe jalaga maa peal sa oled vaadates seda, mida me just filmis nägime. Aga esitan nüüd sulle küsimuse, mille ma küsisin ka tänastelt külalistelt siin. Kes on Hendrik Sal-Saller? Noh, siin ma olen, et vaadake see film ära ja enam-vähem ekselt ikkagi tegelikult tuleb üsna palju välja, et kes ma olen. Et seal, nagu me alustasime, tegelikult muinasjuttu pole üldse, et päriselt selline olengi.